särjad kätte ruttu saada, unnad sisse. Ja siis vaatame ahvenat ja sikukaugi ja aga midagi, eks siis kellega me lähme ja mis ja kuidas ja juba näha juba varsti. Okay. No, siin on lõket käidud tegemas, vaatame edasi. Siin on nagu räigelt sööta alla tambitud. Vaatangi, ma ei hakkagi kaugele minema särje jooks. Kui siin on hiljuti alla tambitud, siis siin peaks kõva särje parv olema. Midagi otsin mõssungi välja. Nii, kellegi eilne sööt on all ja kuidas käib särjepüük. Puhas lust. Ei viitsi isegi vist seda natuke kohendada, aga tundub, et kalal on täiesti särjepunt on all ja söövad nagu põrgulised. Ei mingit mängimist, mitte midagi. Lihtsalt võta välja. No nii, lõpuks siis jää peal ja meil on külas Estonian Adventures. Jah, et meil siin mõned korrad nüüd kala pole tulnud, et me oleme ka sellised amatöörpüüdjad jää peal, et tulimegi Joonasega koos. Tulime õppima, nippe trikke saama. Et ühesõnaga mõned särjed oleme siin on tulnud ja unnad on sees ja nüüd loodame algaja õnne peale ja haugi söögi peale, et saaks mõne suure kala ka kätte. Täna on ilus pidulik pühapäev, et ikka... Ilmaga on meil vedanud, väga tuulevaikne on mõnus. Ja tegelikult ma lootsin uisutada ka, aga jääolud on... Uisutamist ei soosi, küll aga saab motokoeraga täna jälle sõita. Ja vaatame, lähme otsime. Ketas praegu liiguks ka, aga siis oleks kindel, et on selle kohta. Ma vaatame. Vaatame järgi. Aha, taga. Taga on. Ohoh. No, tule. Täitsa mõõdu kala. Täiesti mõõdu au. See tuligi praegu vist mingi 20 minuti peale. Vahetasime kohta. No nii, mõõdu aug. Väga hea, kala sööb, nii et jätkame oma tegevust. Baaslaager meil on, kes püüab sikuga. Unnad on sees. Mina lähen ringreisile nüüd. Vaatan, kas lööb hääled sisse. Ma jätsin ühed unnad teise serva, nii et
et vaja kontrollima minna. Oh, läks. Kurat, siin on libe ja ohtlik raisk. Ma loodan, ma särge ära hirmutan. Tulin siia algusesse, kus me särge püüdsime, aga 2 und oli sees, aga vaikus on, nii et ma kolin ringi seal, teisel pool tundus, et on aktiivsust rohkem. Nii et vaatame edasi. Tuled ahvenat püüdma ja särgan ennast ahvenaks, ma ei tea. Lõvikonservi söönud nii palju. Kui midagi, tuleb edasi otsida. Kas on? Kui on, siis on raske. Assa jutt jälle. Katki ammustad. No näe, 0,30 fluoro on täiesti vähe augi jaoks. Ahi. Mul on neid nõukogude tamiile päris palju, kus sul huvi. Jah, meil on 0,10 ainult. Põhiline... 70 on ka 0,7. 70 on juba 2. Nõukogude tamiilid. Motokoeral sai pents otsa, unustasin maha. Panen uiskudega edasi. Tupat jää. Väga hästi saab. Väga mõne. No kuda on vahepeal? Vaikne. Mõnus on vaadata. Kui inimesed sporti teevad. Aga kalaga... Ka üritan, näed sellisega... See on tegelikult hea, see on see suitsuahvena põik nii-öelda. Proovingi seda valmis produkti saada. Aga kui ei võta, siis... Ei ole võtnud, aga jah, ega mul ei ole püsivust kord. Ei, tegelikult see on hea, kui püsivust ei ole. Käid ja otsid ja käid erinevate aukude peal, siis ongi rohkem šans. No nii meil see püügipäev kulgeb, ega pikka pidu ei ole, natuke veel oleme. Tulin nüüd uiskudega kala otsima. Siuke aktiivne püük. Liigun kiirelt edasi ja 2-3 minutit ja kas satub kala peale või ei satu. Hingeldama võtab. No nii, mul seltsimehed ja seltsidaamid hakkavad tänaseks lõpetama. Kui ta jäite rahule? See on meie elu ägedaim talvine kalapüügiretke senimaani. Minu esimesed kalad talvel. Rellis täna sai ikka. Tal oli näpp soe. Tõmbas ketti kohe. Ma kohe tõmbasin. Nii et nüüd on entusiasmi veel minna. Nüüd tuleb korrata ainult. Tuleb varustust täiendada ja minna. Aga midagi, mina jään veel püüdma, nii et... Tšau! Nii, seltskonda jäi vähemaks. Ma teen väikse tee ja võileivad ja 1,5 tundi veel püügiaega, et lähen vaatan sügavamaid auke äkki. Tehnikaga sai tuldud siis. Teeb natuke aktiivsemat püüki ka. Ööd võikult ja särge tuleb. Kui kala ei võta, siis võib alati aega ka teistmoodi sisustada. Väikse lõbusõidu teha näiteks.
2 sunda jätsin veel õhtupoole sisse. Üht oli rabanud, nii et kokku, mis meil oli siis, 4 või 5 võttu ja 1 haug. Ahvenat ei leidnud, aga ma täna metsikut ju otsin ka. Ega midagi, nagu enne ütlesin, subscribe ja telli kanal ja pange like ja nagu laskesuusatamine. Näeme järgmises. Tšau! Puhastame nüüd selle augiga ära. 53 senti oli. Sellest aastast on ju 50 senti alammõõt. Korra oli kahtlus, aga põhimõtteliselt võib ka siit kohe lõike teha. Ma olen siit kõhu pealt ette neid lõike, siis läheb nagu lõbusamalt.